Meie tänase päeva viimane esineja on ettevõtja Triin Hertmann, Grünfini partner ja nagu ma aru saan, siis tegeletakse jätkusuutlike roheinvesteeringutega. Jaa, aitäh! Tere päevast, head ettevõtjad! Mul tuli natukene nutt peale kõike seda konverentsi vaadates, et kõik oli kuidagi väga muidugi ratsionaalne ja loogiline, aga samas ka üsna sellistes tumedates toonides. Ja kui ma selle kutse vastu võtsin siia tulla, siis tegelikult ma väga lootsin, et see majandus pärast sõda, et see on selleks ajaks reaalsuseks saanud ja me saamegi rääkida päriselt ülesehitamisest, päriselt kõige taastamisest, võib-olla uuest positiivsemast maailmakorraldusest. Aga nagu näha, kriisid kestavad, tuleb juurdegi. Ja sellepärast ma ei tahagi nendest täna üldse enam rohkem rääkida. Ma olen tehnoloogia ettevõtja ja investorina selline pigem positiivne tegelane ja ma otsin pidevalt uusi lahendusi ja ka sellist rõõmu elust. Ma tahaks tuua tegelikult teile täna siia 5 trendi, mis mulle isiklikult väga meeldivad ja mida ma jälgin suure põnevusega, kuhu need viivad. Paljudest nendest olete täna tegelikult juba kuulnud, nii poliitikute debatis kui teistelt ettekandjatelt. Aga vaatame siis, mis need võiksid olla. Võib-olla kõigepealt mainiks seda, et kriisidel on üks väga suur positiivne omadus ka, et nad võimendavad igasuguseid suuri otsuseid, trende. Nad annavad meile võimaluse teha tegelikult lühikese ajaga ära asju, mis võib-olla sellises mõnusas ja mugavas keskkonnas saaksid väga palju vastuseisu. Ja teil kui juhtidel on samamoodi võimalus oma ettevõtetes, oma organisatsioonides viia läbi muutusi, sest et kriiside ajal selliseid juhte just väärtustatakse ja inimesed tulevad muudatustega kergemini kaasa. Minu esimene trend, energia ja elekter, ei ole kuigi originaalne, aga see on midagi, millest me vaieldamatult peame rääkima, kui me üleüldse tahame siin maailmas, siin planeedil Maa üldse kuidagi hakkama saada ja et meie lastel oleks ka kuskil elada. Kui mõelda, et kui me energia probleemi või rohepööret või siis ütleme siis CO2 emissioone ja kõike seda suurt probleemi ära ei lahenda, siis me tegelikult kõikide muude tegevustega justkui paigutame toole Titanicu tekil natuke ümber, et oleks veidi ilusam ja kuidagi mugavam, aga siis põhja see läheb kogu see asi nagunii. Eks meil täna on väga keeruline julgeoleku olukord, me peame leidma lühiajalisi lahendusi ja seda me ka teeme, leiame uusi tarnijaid, teeme tegelikult siin samamoodi suuri julgeid otsuseid ja 1 aastaga selle Ukraina sõja ajal on ju tegelikult tehtud tohutuid muutusi Euroopa energiataristus, hankijatest nii edasi, ehk et need muudatused on kiirendunud just tänu sellele kriisile. Pikas perspektiivis mina isiklikult arvan, et hästi tugev rohepööre on ainus variant, kuidas edasi minna. Ja selleks on tegelikult aluseks on see, et me tööstustes, küttes, transpordis, kõiges, kuhu kulub kõige rohkem energiat, liigume taastuvenergia lahenduste poole. Näitan teile slaidi, mis on siis elektri tootmine maailmas. Ja siin te näete neid erinevaid allikaid, kust siis täna meie elekter tuleb. Ja seal on selline vahva väike jõnks ka sees, et see jõnks on tänu koroonapandeemiale, kui siis väga palju maailma tööstustest pandi kinni, seisid, tootsid vähem, transport jäi seisma ja selline väike
väike tore jõnks tekkis, aga loomulikult trend siiski ülespoole. Ja toon siia juurde teise slaidi, mis näitab, kuidas taastuvenergia tootmine on arenenud. Väga kenad trendid otse üles paremale nurka, aga nagu see eelmine slaid näitas, nad ikkagi summaarselt moodustavad üsna väikse osa veel täna. Elektri tootmises on tegelikult väga palju põnevat toimumas, lisaks nendele hüdro, tuule ja päikeseenergiale luuakse ka erinevaid uusi tehnoloogiaid, nagu tõusu ja mõõna, siis vahest loodav elekter. Palju tegeletakse energia salvestamise probleemi lahendamisega, nagu me siin ka varem kuulsime. Meil on tuuma-vesinikuenergia tehnoloogiad arenemas, tuumaenergia muidugi on juba ammu olemas, aga lihtsalt seda nüüd kõvasti tehakse paremaks ja turvalisemaks. Aga mis Eestis toimub? Eestis on siis vana hea roosa kivi on siin nagu põhiline tükk. Aga eks me vaikselt liigume ka õiges suunas. Siin on üks koht, kus ma natuke ikkagi nuriseda tahaks poliitikute ja riigi üle, et väga palju siin kõlasid ka sõnad nagu tuulikud ja meretuulepargid ja biokütused ja nii edasi. Aga tegelikult me teame kõik, te olete ettevõtjad, te jälgite kindlasti uudiseid, et ei ole 15 aastaga tehtud ühtegi suurt julget sellist reaalset otsust, mis nüüd vaikselt hakkab see sinna liikuma. Ettevõtjad ise on valmis, nad on madalstardis, neil on investeeringud olemas, nad tahavad teha, aga riik ei ole loonud selleks sobivat keskkonda, sobivaid tingimusi ja ei ole seda piisavalt soodustanud. Ja nagu ka täna mainiti, me jääme oma naabritest varsti maha, Läti, Leedu, rääkimata Skandinaaviast, tegelevad nagu tohutu kiirusega õigete asjadega. Nii et nüüd tuleks küll nagu tempo üles võtta. Loodame, et uus valitsus võtab selle teemaks. Minu isiklik näide, ma arvan, et te paljud ka suhestute sellega, sest et kindlasti te olete ka üritanud päikeseparke luua või mingil moel nagu oma energiatarbimist jätkusuutlikumaks viia. Ma ehitasin oma vanemate majale päikesekatuse ja olin ise väga vaimustatud sellest, tahtsin selle võrku liita, et saaks ka ülejäävat energiat tagasi müüa. Mulle tuli arve, siis oli vaja ümber ehitada kogu alajaam, kuskil 900 eurot läks see maksma ja see ei olnud kuskil maapiirkonnas, see oli Keila linnas. Ja mina mõtlesin tükk aega, veeretasin seda mõtet, et mis see tasuvusaeg on ja nii edasi. Aga lõpuks ma otsustasin, et see on lihtsalt selline tore kodulinnale tagasiandmise projekt ja ma teen selle ära ja kõik ülejäänud, kes seal siis pool seda Keila linna, kes tahavad nagu järgmisena sinna külge liituda, saavad seda siis teha. Aga minul isiklikult ei olnud mingisugust huvi või soovi seda kinni maksta tegelikult. Ja see ei peaks olema kodumajapidamiste kaelas. Teine vahva asi, mulle õudselt meeldib, see on nii põnev. Tehisintellekt, kindlasti kuulete sellest viimastel nädalatel eriti palju, aga see kindlasti hakkab meie elu muutma ja me teadlikult või mitteteadlikult juba kõik kasutame seda igapäevatöös. Kui paar aastat tagasi see tundus veel miski väga keeruline, andmeteadlased midagi seal mudisid ja ehitasid ja õpetasid oma AI-d, siis täna kasutavad seda miljonid inimesed iga päev ja see on juhtunud ülikiiresti, see muudatus, mõne kuuga. Ja kui me täna nagu mõtleme, et kuhu see kõik liigub, me loomulikult ei tea, aga eriti huvitav on minu meelest see, et kui
aasta-kaks tagasi me kujutasime ette, et tehisintellekti kasutusvõimalused, on kuskil, ma ei tea, analüüsime andmeid, analüüsime videosid, aga seda, et loominguline töö liigub samas suunas, seda, et kunstnikud, ajakirjanikud, et tekstide koostajad või ka siis sellised loovtöö tegijad, kelles me alati arvasime, et inimeselt ei võta arvuti kunagi seda tööd ära, on täna valiku ees, kas nad hakkavad seda AI-d kasutama või nad jäävad tööviljakusesse oma kolleegidest maha. Ja siin nüüd näete mina kauni printsessina siin, et see on lihtne äpp, mis sinu telefonis võib sinustki sellise toreda pildi teha ja ma paningi see hästi sellised lihtsad näited. Sellega saab minu 6-aastane laps ka hakkama sellise asja tegemisega, et see ei ole mingisugune kunst või midagi keerulist. Et te tegelikult ei tea, kas see teie lemmik influencer, kes tweedib väga lahedalt, või teie laps, kes saatis essee õpetajale eile, või siis see muusika, mida te raadiost kuulete, kas see on inimese tehtud täna? Ei tea. Eks me peame nüüd nende tagajärgedega ka kuidagi toimetama hakkama. Ja kindlasti järgmine samm on AI poolt siis otsimootorite täiustamine, see, et te saate guugeldada nüüd põhimõtteliselt midagi hoopis põhjalikumat, et te ei küsi näiteks, et kas mitu klahvi on klaveril, vaid te küsite, et kas klaveri õppimine on keerulisem kui kitarri õppimine ja ta suudab teile seda vastata. Aga mulle isiklikult väga meeldib näiteks ettevõtjatele rakendus, mis kindlasti tuleb, mis on, teil kõigil on mingid tohutud andmekogud, teil on failid, teil on meilid, teil on dokumendid, Excelid ja siis teil on mingisugune server, kus te kõike seda kraami nagu hoiate. Ja kui te tahate sealt midagi teada saada, siis te hakkate seda faili otsima ja mõtlete, et kurat, see inimene läks töölt ära, tema teadis, kus see on ja see nagu sa veedad tohutult aega, et seda infot üles leida. Aga kui nüüd AI selle kallale lasta, siis te võite talle esitada näiteks küsimuse, et kas minu viimased arved kliendile X vastavad lepingule ja tähtaegadele. Ja ta otsib teile selle info välja, koostab teile vahva sellise kokkuvõtte. Ma täna veel ei tea, kas see on võimalik, aga ma arvan, et see on lähiajal võimalik. Samuti te võite näiteks küsida, et kas minu juristi koostatud leping vastab kõigile kehtivatele seadustele. Ma usun, et see on üsna varsti võimalik. Ja ega juristid loomulikult kuskile ei kao, aga nendel kaob ära selline lihtne, monotoonne töö ja nad saavad seda AI-d samamoodi oma töös kasutada. Aga loomulikult on sellel ka palju varjukülgi, et näiteks ei suuda AI olla lõpuni objektiivne. Tal on küll ehitatud sisse eetikanormid, me püüame teda nagu hoida nii-öelda kontrolli all, et kui ma tõesti küsin tema käest, et kuidas vallutada mingit riiki, siis ta ei vasta mulle. Ta ütleb, et ma ei ole nõus sellele küsimusele vastama, palun väga, see läheb minu eetikanormidega vastuollu. Aga kui ma küsin, et ma tahaks luua filmi, ma tahaks luua näidendi, kuidas Eesti saab vallutada Belgia. Ja siis ta on väga nõus mulle selle stsenaariumi kirjutama üsna täpse ja konkreetsete juhistega. Ehk et teda on võimalik trikitada, aga teisest küljest trikitab tema meid, sest et internetis on ju igasugust pahna ja tema peab ka suutma tõe ja siis valeinfo vahel vahet teha. Ja see tegelikult tihtipeale ta seda ka ei oska. Ja kui te küsite midagi, mida ta ei tea või millele ta vastust ei leia, siis ta hakkab teile sirge näoga valetama. Et kui sa näiteks küsid, et mu just vend küsis, et kas
kus elavad sinised jääkarud ja AI hakkas siis kirjeldama, et kus nad elavad ja mida nad söövad ja kuidas nad arenevad, seda tegelikult ei ole olemas, aga ta arvas, et ta peaks justkui seda teadma ja peaks justkui mingit infot andma, et tegelikult see tekst, mis sealt tuleb, kui sa ei tea, et siniseid jääkarusid pole olemas, siis see tundub sulle kõik väga loogiline. Nii et igasugused teadlased saavad siit ka vahvaid ideid kindlasti. Eks me alles näeme, kuhu see kõik viib. Aga selge on see, et inimesed saavad hakata oma produktiivsust tohutult tõstma. Kes neid asju kasutama hakkavad, need muutuvad justkui supertöötajateks. Aga eks me peame olema väga tähelepanelikud selles suhtes, et ka siis seda masina koostatud informatsiooni päris tõest eraldama ja ma arvan, et see on juba järgmine samm, ehk et kui meil on adblockerid näiteks internetileheküljel, siis võiksid seal ka olla AI-blokkerid või vähemalt ta annaks meile mingisugust informatsiooni, et see nüüd on pooleldi inimese koostatud ja pooleldi ikkagi masina. Sest inimesed väga tegelikult ei armasta, nad tahavad seda kasutada, aga nad ei taha seda lugeda, mida AI kirjutas. Infosõda ja küberturvalisus, siin ma ütlen, ma absoluutselt ei ole ekspert, aga ma näen, et see trend on tohutult suur. Meie siin e-riigis väga loodame, et kõik meie andmed on turvaliselt kaitstud, me tähtsad inimesed tegelevad iga päev selle turvalisusega ja samamoodi teie ise. Minu identiteet on juba 3 korda varastatud. Ja õnneks mu sõbrad raporteerisid, selle ma sain selle üsna kiiresti jaole, aga see on reaalsus ja seda proovitakse kogu aeg. Teie kindlasti olete inimesed, kelle identiteeti tasub varastada mingitel erinevatel põhjustel. Et olge tähelepanelikud oma asjade hoidmisel. Kui AI abil on võimalik koostada tohutult informatsiooni, blogipostitusi, sotsiaalmeediapostitusi, artikleid, siis eriti hulluks teeb seal minu meelest see, et okei, tekstiks, aga meil on võimalik näiteks härra Priit Hõbemägi nägu sisse skännida mingist eelnevast videost, tema hääl skännida sisse ja siis luua videosid, millest mitte keegi aru ei saa, et see ei ole tema, kes seal räägib. Ja kui seda kõike kombineerida, neid tekste, neid tweete, neid sotsiaalmeediapostitusi ja neid videosid, siis on võimalik inimesi üle ujutada sellise valeinformatsiooniga, mis kõik justkui üksteist tõestab. Sa hakkad otsima, kas see on tõsi, ja sulle tuleb 10 artiklit, mis ütleb, et jah, see on tõsi. Et ma tõesti väga loodan, et see ei ole, et sellel on mingid piirid ja me suudame inimestena seda ka pidurdada. Ma ei tahaks väga musti näiteid tuua, kuigi natuke juba tuin, aga minu meelest oli üks hästi lahe asi juhtus mõned päevad tagasi. DJ David Guetta esines suurele staadionile. Enne seda ta küsis ChatGPT-lt, et palun kirjuta mulle salm laulule, laul on siin, ja tee seda Eminemi stiilis. Ja siis ta läks teise programmi, lasi sellele Eminemi häälel selle sisse laulda. Ja mitte keegi loomulikult aru ei saanud, et see pole päris Eminem, et see pole inimese loodud tekst. Aga kelle oma see laul on? Kas Eminemil on õigus, autoriõigus näiteks selle laulu üle või ei ole või ma ei tea. Me elame tegelikult sellises metsikus läänes, kuna regulatsioonid puuduvad ja tehnoloogia liigub palju kiiremini edasi, kui regulatsioonid järgi jõuavad. Minu lemmik teema, jätkusuutlikkus. Eks ma natukene energiateemal rääkisin sellest ka, aga mis see siis põhimõtteliselt on? Ma loodan, et kõik teie
targad ettevõtjad, olete mõelnud korra kas või selle peale, et kui mina siit maailmast kaoks, minu ettevõte kaoks, kas see maailm oleks parem koht või jääks ta pigem millestki positiivsest ilma? Kas siis, kui me siit toast, siit nii-öelda maailmast lahkume, kas me jätame parema maailma alles, kui siis, kui me saabusime, või oleme midagi hoopis katki teinud või halvemaks teinud? Ma usun, et te olete kõik seda näinud, see on 17 jätkusuutlikkuse eesmärki või siis Sustainable Development Goals ja mitte ükski ettevõte ei suuda võtta eesmärgiks kõiki neid 17, aga te saate vastavalt oma tegevusalale, vastavalt oma kompetentsidele, vastavalt oma võimetele, ressurssidele siit midagi välja valida ja öelda, et need on teie ettevõtte eesmärgid ja need on need arengusuunad, mida teie jätkusuutlikkuses arendate. Mida me ei mõõda, kui me ei mõõda, mismoodi me oma jätkusuutlikkust ellu viime, siis ei saa me seda ka ju kuidagi hinnata, me ei saa arengut näidata, me ei saa graafikuid joonistada. Ja jätkusuutlikkus tuleb regulatsioonidesse nii tugevalt sisse lähiaastatel, et kui te olete piisavalt suur ettevõte, siis teil tekib kohustus neid asju raporteerida, avalikustada ja mõõta. Ja see ongi tegelikult väga huvitav, et teie kindlasti, kui te seda pole juba teinud, siis tekib selleks konkreetne vajadus ja te võite avastada, et ühel hetkel sellesse teemasse süvenedes, et teie ettevõtte jalajälg tekib hoopis kuskilt mujalt, kui teie ootasite. Kas te teate, kus teie tarnijad oma toormaterjali ostavad? Kas te olete kindel, et seal ei kasutata mingeid ebaeetilisi võtteid, mingitest kahtlastest riikidest ei tule see tooraine? Kes osutavad teie ettevõttele teenuseid? Kas te mõtlete läbi või vaatate ainult hinna järgi? Et need teemad tulevad väga tugevalt sisse. Ma toon ühe näite, näiteks pangad. Mõtled, mis see pangas siis, mis jalajälg seal nii väga olla saab, et on üks ilus maja, suhteliselt nagu energiasäästlik, juhatuses on isegi 30% naisi, inimesed on rõõmsad, arvutid võtavad vähe elektrit, katusel on mesilased, et väga, väga jätkusuutlik. Aga tegelikult ütleme, kuskil erinevate uuringute järgi 89% pankade jalajäljest tekib tegelikult nende laenudest, investeeringutest ja selle, kuhu nemad oma raha suunavad. Et kui suunata see raha ettevõtetele, kes tegelevad ebaeetiliste või mitte jätkusuutlike asjadega, siis sealt tuleb ka väga suur mõju. Loomulikult on veel hästi palju põnevaid asju toimumas jätkusuutlikkuse valdkonnas. Ringmajandus, materjalide taaskasutus, uute materjalide väljatöötamine, näiteks ühe materjali tooted, ehk et mingi toode, mis koosneb ainult ühest konkreetsest materjalist, siis on võimalik teda 100% taaskasutada tihtipeale. Ja proovitakse luua tarku linnaosasid, meil Eestiski siin Tallinnast tuleb hundipea arendus varsti, mis võtab aega, aga eesmärk on jõuda null jalajäljega siis linnaosani. Hästi palju on teha ka põllumajanduses, ehituses, see jalajälg on väga-väga suur seal praegu, aga väga paljud ettevõtted tegelevad sellega. Aga selge on see, et kui te selle teemaga püüate seda ignoreerida, püüate seda vältida, püüate seda kaugusesse lükata, siis hästi kiiresti tekib teil olukord, kus te jääte kehvemasse olukorda kui teie sõbrad ja konkurendid, kes sellega tegelevad, sellepärast et investorid hakkavad teilt seda nõudma, töötajad lähevad ära, kui te ei näita oma heasoovlikkust maailma suhtes, kliendid
tarnijad, et see hakkab igalt poolt pitsitama ja kui te jälle teete seda suhteliselt kiiresti ja edukalt, siis on teil sellega seoses ka konkurentsieelis. Viimane mõte, viimane trend, hästi positiivne, ma loodan. Teie enda tervis ja see, kui kaua te tervena elate. Just eile oli UV Faktoris ka terve saade sellest, väga huvitav oli kuulata. Aga tahtsin seda lihtsalt välja tuua kui sellist huvitavat asja, et ma näen oma tutvusringkonnas ka, et selline surnuks ja vigaseks ja haiglasse töötamine, hommikust õhtuni hullu panemine, mitte sportimine, see ei ole enam populaarne. Ja mul on selle üle väga-väga hea meel. Vaimne tervis, teie töötajate vaimne tervis, et kui palju rõõmsamad, õnnelikumad inimesed on, kui sellele aina rohkem tähelepanu pöörataks. Ja kui sellest koroonapandeemiast midagi positiivset välja tuua, siis on tõestatud teaduslikult jällegi, et oma tervisekäitumisest, ka vaimsest tervisest ja selline nagu vastutuse võtmine oma elu ja oma heaolu eest on märgatavalt paranenud pärast seda koroonakriisi. Et inimesed lihtsalt saavad aru, et see on nende kätes väga palju. Kui palju teist varem niimoodi käsi pesi nagu siis, kuigi see on täiesti loogiline ja normaalne tegevus. Ja lisaks ettevõtted nägid, et kaugtöö võimaldamine, paindlik tööaeg, see kõik on ainult nende ettevõtte huvides, inimesed on tootlikumad, õnnelikumad ja tõenäoliselt need, kellele meeldib kontoris käia, need seal ka kogu aeg käivad. Jah, see on nüüd väike mõte teile endale, et ainus koht, kus sa elama pead, on su enda keha. Mujalt võid ära minna. See ei ole muidugi mingi lõplik nimekiri, aga need on, nagu ma ütlesin, mulle endale väga huvitavad. Neid ma jälgin investorina, ettevõtjana. Ja mulle meeldiks väga, kui Eesti suudaks ka nendest võita. Ja meil on kõik eeldused selleks tegelikult olemas. Meil on vaja teha julgeid suuri otsuseid taastuvenergiale üleminekuks. Nii palju kui võimalik soodustada eraettevõtjate investeeringuid ja ka eramajapidamiste investeeringuid. Me peame panustama tehnoloogiasektori jätkuvale arengule ja nagu ka täna mainiti, koostööle ettevõtete, teadusasutuste riigi vahel, sest seal on natukene ikkagi kukub vahepeal mingid pallid maha, aga me liigume õiges suunas. Jätkusuutlikkus, meie kõigi suur prioriteet kodust kuni maailmani välja, kõik, mis sinna vahele jääb. Me võime olla ju väga rikkad, aga kui meil maailma enam ei ole, siis pole ka kuskil peal seda rikkust nautida. Ja viimaseks ma loodan, et te olete iseenda vastu kenad ja armastate ennast, oma pere, hoolitsete oma lähedaste eest, et te saaksite olla tugevad, terved ja õnnelikud, et selle jube kiirelt sõitva maailmaga kaasas käia. Aitäh! Suur tänu Triin Hertmannile, need on kõik väga olulised ja väga suured teemad. Kas on küsimusi? Kõik tahavad koju minna juba. Enne seda tuleb veel lõuna. Lõuna. Aitäh, kui teil on huvi minuga suhelda, siis siin on mõned väiksed kontaktid ka. Jaa, suur tänu. Ja nüüd oleme jõudnud oma majanduskonverentsi lõpule, minu poolt lühikene, hästi lühikene kokkuvõte. Meie konverentsi esimene püstiala koomikasse kalduv osa sellest kokkuvõtte tegemisel sattusin natukene raskustesse, sest poliitikute puhul on ju selge, et sõnad on mõtete varjamiseks ja jälgida tuleb ikka tegusid ja seda, millega nad hakkama on saanud, muidugi kehakeelt on ka huvitav jälgida ja see võimalus oli meil täna siin kõigil olemas, see oli nii mõnelgi puhul oli see väga ilmekas, kus keegi tundis ennast täiesti vabalt ja keegi tundis, nagu ta oleks külma vette kastetud. Ja
Pole vist mõtet neid lubadusi, mida anti, ka väga täpselt hakata üles lugema, sellepärast et nagu elu on meile näidanud, et Eesti Vabariigis juhtub nii, et pärast lubadusi tuleb koalitsiooni moodustamine ja koalitsiooni moodustamiseks tekib siis selline mittedokument, mille nimi on koalitsioonileping, mida ei sisaldu mitte üheski Eesti Vabariigi ametlikus dokumendis, kõige vähem on sellel midagi pistmist riigi valitsemisega, meie kõigi valitsemise ja juhtimisega, ja sellesse koalitsioonilepingusse ei ole poliitikutel mingit kohustust panna neid lubadusi, mida nad on varasemalt andnud. Seda on meile elu näidanud, nii et tõsiselt suhtuksin ainult sotside kavatsusse minu ja teie raha ümber jagada, nii et seda nad kindlalt teevad, nii et hoidke rahakotil silm peal. Majandusekspert Raivo Vare tõi siis meile teadmise, et sõda on globaalse murdeaja, mitte murdeaja, vaid murdeaja sümptom, mis puudutab kogu maailma ja tõepoolest nii see on, aga paraku sai tuge ka see veendumus, et Venemaa ei muutu, ehkki selle olukord pidevalt halveneb ja millega sõda lõpeb, seda ei oska ka Raivo Vare meile kahjuks öelda. Peeter Koppeli laenupohmellist sain sellise mõtte, et kui ma võtan selle ühte lausesse kokku, tehti kõike seda, mille kohta terve mõistus ütles, et seda teha ei tohi, aga tehti ikkagi, sest teised tegid ka ja mingit karistust ei paistnud. Noh, ja teadagi, sellistel asjadel on tavaliselt oma tagajärjed. Ja Triin Hertmann rääkis väga huvitavalt helesinisest tulevikust, mis on sama kaunist värvi nagu tema väga ilus kleit, ja tegi ka väga seikluslikke soovituse lasta AI-l teie juristide koostatud lepinguid kontrollida. No mõelge enne natuke, kas ikka on päris hea mõte. Ja siinkohal tänan teid kõiki selle siin olemise eest ja nagu tänapäeval ikka, kui meil on võimalus suhelda ja me suhtleme väga palju igasuguste elektrooniliste vahenditega, siis üha olulisem on see, kui ühte ruumi suudetakse tuua väga palju inimesi, kes on omal alal väga olulised tegijad, kes on targad, kes on tõhusad, kes on aktiivsed, kes vaatavad tulevikku ja ma arvan, et selle konverentsi kõige olulisem saavutus on see, et te täna olite siin, saite üksteisega suhelda, mõtteid vahetada ja võib-olla teete seda veel selle konverentsi teemal veel edaspidi. Tänan teid kõiki veel kord ja teid ootab ees bufee lõuna, olge hea, olge veel meiega, sööge kõht korralikult täis. Aitäh teile!